hommikust! Ma saan aru, et siin pidi küll vaheaeg olema, et inimkeha on nagu liikumiseks loodud. Et tõuseme siis hästi kiirelt korra püsti niimoodi eakohase kiirusega ja pühapäeva hommikuse kiirusega ja tõuseme korra kikivarrukile, püüame siis kasvada ja kasvatada oma portfelli ja manifesteerida ja visualiseerida ja siis ühele poole ja teisele poole ja siis viisakalt tahapoole ja siis sirgete jalgade väljakutse. Ja siis viska viiekas oma naabritele, ütle, et sa oled suurepärane investor. Ja võtame istet. Et minule siis korraldajad enne jõule andsid üks sellise huvitava ülesande, et muidu tullakse rääkima, et kuidas ma siin ettevõtte maha müüsin ja sain miljonäriks ja nüüd ma muudkui investeerin. Aga enamik inimesi on ju palgatöötajad, et kui paljud teist on hetkel palgatööle? Olge, tõstke käsi. Kui paljud on kunagi olnud, aga enam ei ole? Kui paljud ei saanud küsimusest aru, et mis palgatöö, mis asi siis? Et kõik teavad, millest jutt käib. Nii et mina siis räägin sellest ka siis oma kogemuslugu, et ei ole 63 000 intervjuu põhjal tehtud teadusuuring, vaid minu kogemuslugu. Ja püüan siis teha hästi praktilise, just olen võtnud neid aspekte, mida mina arvan, et kui te kaasa võtate, et siis on võimalik korrata. Et õnnelikud juhused olen kõrvale pannud. Aga siin on siis minu CV selliste logode kujul, et ma tegelikult ülikooli 3. kursusel alustasin, et mu nõbu oli Hollywoodi klubi esimene sekretär ja neil oli vahepeal tekkis tööjõupuudus, et nad kogusid liikmeankeete niimoodi paberi peale. Ja siis need oli vaja accessi saada ja siis ta palus abi nende sisestamisel ja niimoodi ma esimesed 100 kroonid tellisin. Kui paljud on klubis Hollywood käinud muidu üldse? Päris paljud, kes ei ole, kes ei mäleta. Aga see oli selles mõttes huvitav, et ühel hetkel ma avastasin, et ma olengi lepinguga tööl seal niimoodi täisajaga ja vastutasin erinevate rutiinide eest nii päeval kui ka vahel öösel. Keerulisemad üritused sattusid minu peale, kus televisioon oli mängus ja nii edasi. Aga mida ma sealt kaasa võtsin, oli see, et ta õpetas palju ette mõtlema. Et kui see noor alla 25-aastane inimene pidi suutma läbi mõelda, mis ürituse ajal toimub, mida DJ peab teadma, mida turvamees peab teadma, mida kassapidajad peavad teadma, mida baarmenid peavad teadma, mida valgustaja peab teadma, mida ajakirjanikud peavad teadma, mida puuritantsijad peavad teadma ja nii edasi ja nii edasi. Et see ikkagi paneb nagu pea tööle, et mul on väga lihtne suhestuda kõikide nende ägedate korraldajatega ka siin. Teeme neile suure aplausi. Et ma tean, kui väljakutsuv seda kõike teha on, aga ju see siis pidi nii minema, et ma õppisin küll finantse, aga sattusin algusest täiesti hea meelega mitte finantsilisele tööle. Ja kui siis juba pakuti tegevjuhi kohta, siis ma olin langetanud oma peas otsuse edasi minna ja läksin hoopis tootejuhiks, et Ridensi nimelisse ettevõttesse tegelesin alkohoolsete jookide tootejuhtimisega, suhtlesin siis tootjatega üle maailma ja siis kohaliku müügi- ja turundusosakonnaga, et siis niisugune vahva vahelüli roll. Aga kuna ma tulin rääkima siis palgatöö teemast, et võib-olla siis numbrid perspektiivi panna, et alati on lihtsam perspektiivi panna siis, kui mingid suhtarve arvutada. Et kui need esimesed 100 kroonid sai tõesti Hollywoodis teenitud ja seal päris hoogsalt karjääriredelil ka edasi mindud, siis ma vaatasin oma tabeleid üle, et kui ma Tridensist lahkusin ja liitusin Klaksos Mihklainiga, et siis ma olin jõudnud 2002. aastal 3 keskmise palga suuruse sissetulekuni. Et Martinil oli väike väljakutse, et mis 2 keskmist Eesti palka, et ikkagi tunduvalt suuremaid ambitsioone võtta. Ja kui ma siis sellise, ma ei tea, 9-5, finantsjuhi töö ei ole 9-5, aga palgatöö lõpetasin,
siis ma vaatasin, et minu aktiivsed sissetulekud olid 8 keskmist Eesti palka või tolleaegset keskmist Eesti palka ja ma olin suutnud investeerimisportfelliga siis passiivsed sissetulekud tollel töölt lahkumise hetkel olid 62% aktiivsest sissetulekust, et ma mõõtsin siis selliseid suhtarve. Aga kuidas see teekond läks? Et tõepoolest ma õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis majandusarvestust, et 90-ndatel kõik tahtsid finantsi õppida ja kandideerimine oli suur, et ma ei tea, 4 või 5 inimest kohale. Et need konkursid ma läbisin, et minu mõte oli seal selline, et kui ma numbritest aru saan ja saan aru, kuidas rahad liiguvad, et ülejäänu ma võin ka nagu jooksvalt omandada. Ja teine oli see, et mulle meeldis selle finantspoole peal see, et ma saan töötada erinevatel tegevusaladele. Et kui sa arstiks õpid, üldiselt siis sa ikkagi oled meditsiinisektoriga seotud, aga finantsistina ma võin liikuda sektorite vahele. Et need olid minu sellised valiku põhjused. Aga jah, minu kursaõed, kursavennad läksid suht kiiresti audiitorbüroodesse ja pankadesse ja nii edasi, aga mina valisin siis hoopis teistsuguse karjääri ja see oli selles mõttes nagu lahe, et kui ma siis ühel hetkel ikkagi nägin seda GlaxoSmithKline'i kuulutust, kes arvab, mis köitis ühe ravimifirma puhul, et miks ma oma kandidatuuri või oma CV sinna saatsin. Jah, tollel ajal ravimifirmade palgad ikkagi olid oluliselt kõrgemad võrreldes teiste ettevõtetega. Ja ma saingi selle finantsanalüütiku ametikoha ja siis ma küsisin ka, et miks te siis mind nagu sealt rohkem kui 100 inimese hulgast välja valisite. Et siis vastus oli see, et me otsisime finantsinimest, kes suudab suhelda müügi- ja turundusinimestega. Et kuna mina olin just müüki ja turundust ja kogu siis seda erilist poolt teinud, siis meie teed ristusid ja alustasingi oma finantsanalüütiku teekonda. Ning ma panin siia niisuguse väikese sellise ringi, et sest kõik kogu aeg ju pöörleb, et jah, tõepoolest ma teadlikult valisin sellise kõrge potentsiaaliga tegevusala siis tol ajal, tänapäeval need võivad juba hoopis teised olla, nii et, aga see on selles mõttes nagu korratav, et valige kõrge potentsiaaliga valdkond ja siis tuleb hakata ennast üles töötama. Et mida mina olen õppinud, nagu seda on see, et nii kuidas kasvavad teadmised, kui need teadmised kasutusele võtta ja väärtust luua, siis kasvavad ka sissetulekud. Et vahel ka niimoodi värbamisintervjuudes mul on mõnest inimesest jäänud mulje, et no makske mulle kõvasti palka, et siis ma hakkan vaatama, et kas hakkan lille liigutama või mitte, et tegelikult ikka käib vastupidi, et sa kõigepealt näitad, et sul on teadmised, sa oskad väärtust luua ja siis üldiselt ollakse sulle nõus selle eest maksma. Ja teine asi sealt siis on see, et kuna ma ütlesin, et finantsinimesena sa saad erinevate tegevusalade vahel liikuda, et siis ma ka võtsin alati endale eesmärgi igast ärist süviti aru saada. Mis see siis tähendas, on see, et kui ma ravimifirmades, on ta siis GlaxoSmithKline või AstraZeneca töötasin, siis ma käisin ka aeg-ajalt ravimiesitlejaga kaasas, kuulasin, mida arstid, apteekrid räägivad või käisin ka, ma ei tea, onkoloogia konverentsil, enamasti küll millestki aru ei saanud, aga ikkagi kuulasid, mida kliendid räägivad. Või Statoilis, mis siis ühel hetkel Circle Cakes muutus, et mul oli alati kehtiv kakaproov olemas, et ma saaksin minna leti taha ja hot dogi teha, kui mul see mõte siis tuli, et ma üldiselt 3-4 korda aastas seda tegin ja täiesti oma vahetusrahaga närveerisin, kas kassa läheb kokku või pean seletuskirja kirjutama, et miks vahe on suurem kui 1 euro. Et see andis mulle, et ühest küljest ma sain aru, mida me kontori poolel saame paremini teha, et teenindajate elu lihtsam oleks. Ja teisest küljest ka seda, et kus mingid riskid valitsevad, et võib-olla peaks ka nendega tegelema. Sellega seoses tuli meelde, et üks äge lugu, et oli Linnahalli jaamas, tegin öövahetust. See lähedal oli tollel ajal, ta vist kandis nime Pada nimeline meelelahutusasutus, et üldiselt see Linnahalli jaamas
siis sellel minu kogemusel südaöö ja kella 6 vahel ühtegi kainet klienti ei käinud, aga kõik nad olid lõbusad ja toredad, et selles mõttes oli nagu kõik hästi. Ja siis sattus äkki sinna mulle leti taha minu üks kursaõde, keda ma ei olnud ammu näinud, kes siis niimoodi algul tunnistas nagu, et ja siis ütles, sa töötad nüüd siin. Ega ma nagu ei avalikustanud, et ma olen ainult siin ühte vahetust tegemas, nagu piltlikult öeldes töövarjuna, et ma loodan, et ta teab, et ma ikkagi olen ka midagi muud elus teinud. Aga see oli jah selline huvitav kohmetus, kui ta mu nagu ära tundis. Nii et jah, ärist arusaamine, et ükskõik mis valdkonnas sa oled, või ka näiteks Statoili üldse tööle minnes, kui sul ülejäänud juhtrühma või enamik juhtrühma liikmed on 6-20 aastat seal ettevõttes olnud ja siis tuleb mingi uus finantsjuht ja tahab ennast juba kohe suht kiiresti nagu kehtestama hakata, et sa pead nagu ärist aru saama. Mis mulle veel meeldis, mis aitas ka aktiivset sissetulekut tõsta, oli see, et kuidagi huvitavalt läks, et need 2 finantsjuhi rolli AstraZenecas ja Statoilis Circle K's, et mõlemas 6 aastat, et tegelikult minu vastutusvaldkond oli suurem kui finantsjuhtimine, et kuidagi mõlemad tegevjuhid soovisid oma alluvusse võimalikult vähe inimesi ja kõik tugiüksused jaotati finants- ja personalijuhi vahel ära ja kuidagi finantsjuht sai alati neid tugiüksusi rohkem. Ehk siis lisaks finantsmeeskonnale oli minu alluvuses ka IT-meeskond ja õigusosakond ja hankeosakond ja ühes ettevõttes ka kontori juhtimine, et kui vaja, saime kõik üritused ka ära korraldatud ja ehk siis sai CFO, sai Chief Fund Officer ja siis vastavusosakond ja nii edasi, aga selles mõttes, kuna vastutuse võtmise eest juhtidele makstakse, siis sissetulekule mõjus igati hästi. Nii et jah, mida rohkem vastutust võtta, seda meelsamini teile selle eest makstakse. Mida ma veel tegin, et üks asi on nagu ise ennast tipptegijaks saada, aga on ka kolleegide toetamine. Et juba suht kiiresti, kas või seal Klaksos Mihklainis ma avastasin ennast sisekoolitaja rollist, et ma tegin koolituse finantsistidest mitte finantsistidele, et selles mõttes seal 9 aastat ravimimaailmas on nagu vahva, et enamik minu kolleegidest olid arstid, et ütleme nii piltlikult, et kitlid on valged, aga huumor on musta. Et muidu vist seda tööd teha ei saa, et see huumorisoone laienemine oli ikkagi suhteliselt nagu märgatav, et nemad tegid ikka selliseid nalju, et kui mõni kolleeg mingil põhjusel pani lapse pildi lauale, siis teine kolleeg järgmisel päeval pani oma kassi pildi lauale, et näidata, et hoi oma fookus ikka nagu sellel, mis sa siin tegema pead, et nad teineteist tögasid kogu aega. Ning sisekoolitaja rollis, et aidata ka kolleegidel edukamaks saada, et üks on finantsidest arusaamine, et kuna nad on suure õppimisvõimega inimesed, neil oli lihtsalt vaja sõnadest aru saada, et see on nagu keele õppimine. Ja teine asi oli see, et digitaalsed oskused oleksid, kuna IT-osakond allus mulle, et ma alati hoolitsesin, et kolleegidel oleks digitaalselt lihtne, et nad ei raiskaks aega mingite vajalike nuppude otsimisele, et need otseteed leida, et aitasin ennast, aitasin teisi sellega. Ja võib-olla üks selliseid värvikamaid kogemusi oli ka see, et kuna mina tudengina ei käinud välismaal õppimas, kuna ma suht kiirelt läksin tööle ära ja hakkasin teenima, siis AstraZenecas, kui ma olin seal Baltikumi finantsjuhiks juba mõnda aega saanud või tegutsenud selles, tehti mulle ettepanek minna Ukrainasse. Ja nii ma siis 2009 kuni 2011 vastutasingi Ukraina, Valgevene, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaani ja Kasahstani finantsjuhtimise eest. Ütleme, nii kui kooli ajal vene keelt selgeks ei saanud, siis keskkond alati aitab, et kohati nägi tund ka vene keeles, ja ma pean tunnistama, et see oli selles mõttes nagu huvitav,
et sellel ajal siin Tallinnas oli Savisaar võimul linnapea, igasuguseid kummalisi asju nagu juhtus ja see kõik tundus nii hale naljakas nagu, aga siis, kui ma Ukrainasse sattusin, siis ma sain aru, et see kõik on nagu väga pisikene, mis siin Eestis nagu toimub, et seal oli nagu väga palju selliseid huvitavaid seadusi, millega tuli kohanduda, et no näiteks finantsjuhile oli minu jaoks see huvitav, et iga 3 aasta tagant tuli sulle kohustuslikus korras pidi maksuametnik külla tulema. Vaatama, et kas maksud on ikka korrektselt tasutada. Ja mis oli huvitav, et mina finantsjuhina Ukraina seadust järgi oli mitte keegi, kelle nahk mängus oli pearaamatupidaja. Et see oli seal tähtis isik, aga ütleme niimoodi, et ma võisin 8 maksukonsultandilt küsida, et kuidas seda seaduse punktist aru saada. Ja ma sain 8 väga erinevat vastust. Et ma pidin siis ikka ise otsuse langetama, kuidas sellest seadusest aru saada, aga ma ei tea ju, mis maksuametniku peas toimub, et kui ta sinna tuleb. Ja kuna võis ka pearaamatupidaja kinni panna, eks ju, kui ikkagi väga palju vigu leiti, siis keegi ei tahtnud pearaamatupidaja olla. Aga ole osa lahendusest, mitte vabandusest. Seda on hea ka niimoodi oma tiimiliikmete puhul nagu näha, et mis te arvate, kuidas me selle lahendasime. Et me värbasime pearaamatupidaja kohusetäitja. Ta tegi kõike sama tööd, lihtsalt tal oli ametinimetus natuke teine, teda ei saanud kinni panna. Sest meil ei olnud pearaamatupidajat ametlikult, meil oli lihtsalt kohusetäitja, sest me ei olnud kuidagi leidnud seda pearaamatupidajat. Või siis oli see, et kui sul on üle 15 ametiauto, autod on ju popp teema siin ka, need 15 ametiauto, siis sa pidid ennast registreerima autobaasina. Ja sul pidi olema kuskil näidata mingi parkla, kuhu need autod siis kogunevad ööseks. Muidugi nad sinna ei kogunenud, et mida ettevõtted tegid, et nad maksid mõnele mamslile sellise kuskil mingi murulapi eest natuke raha ja seda näidati siis parklana. Ja mis veel võib-olla Ukrainas huvitav oli see, et kõik ebatervislik oli väga odav. Liiter viina maksis 2 eurot ja nii edasi tollel ajal, ja kõik tervislik oli ülikallis, et jõusaalis käimine oli ikka ülikallis või ikka luksustegevus. Et ma usun, et midagi on seal nagu muutunud, aga jah, selles mõttes selline huvitav kohandumine ja kultuuriline kogemus. Mulle ta andis ka sellise esimese kaugtiimi juhtimise kogemuse, et kuna mu tiimiliikmed olid laiali, siis oli Kiievis, Minskis, Tbilisis, Bakuus, Almatas ja Moskvas, et kuidas siis seda sellist seltskonda nagu juhtida ja mul oli füüsiliselt tänu erinevatele poliitilistele väljakutsetele, füüsiliselt ma sain oma tiimiga kohtuda ainult Gruusias. See oli koht, mis kellegagi tollel hetkel tülis ei olnud. Nii et, aga mis siis aktiivtulu seisukohalt oli see hea, oli see, et kui sa lähed välismaale tööle korporatiivmaailmas, siis sa saad mitmeid lisatasusid selle eest. Et see sissetulekutele mõjus päris hästi. Võib-olla veel, mis üks huvitav naljakas fakt on see, et kuidas ma üldse GlaxoSmithKline'ist siis AstraZenecasse sattusin, oli see, et ühel hommikul seal GlaxoSmithKline'ist tuleb üks kolleeg minu juurde, äripäev lahti, tollel ajal ilmus äripäev, ilmusid töökuulutused niimoodi suurelt ja siis kolleeg ütleb, et kuule, ma leidsin sul uue töökoha, näe siin konkurent otsib finantsjuhti. Mis selles mõttes oli nagu väga adekvaatne, sest ma natuke tundsin juba, et mul panen vastu lage, sest mul oli väga lahe ülemus, aga temaga oli üks väga suur probleem. Ta oli ainult minust 2 aastat vanem. Ehk siis ei olnud pensioneerumise märke mitte kuidagi, et seda töökohta üle võtta. Ja siis ma AstraZenecasse läksin, ehk siis konkurendi juurde. Ma ei tea, kas see tänapäeval on võimalik, aga kuna üks ettevõte Astra tahtis, et ma juba võimalikult kiiresti tuleksin ja Glaxo ei tahtnud, et ma läheksin, siis me sõlmisime üks kokkuleppe, et ma 15 päeva töötasin mõlemas ettevõttes. 8-16 ühes ja 16-24 teises. Sissetulekule mõjus jälle hästi. Mõlemad teadsid, et see niimoodi on, aktsepteerisid seda. Ma teadsin, et lühiajaliselt saab niimoodi tõmmelda ja oli selles mõttes nagu huvitav. Et mis need rahvusvahelised suurkorporatsioonid on nagu selles mõttes nagu huvitavad, et ühest küll nad on nagu minu jaoks olnud sellised suured koolituskeskused, et sa ikkagi näed, kuidas juhitakse, mida tehakse hästi ettevõtetes, kus 100 000 inimest toimib ja kuidas seda kõike juhitakse. Sa puutud kokku ka sellise korporatiivse jamaga või
nagu slängis öeldakse BS-iga, et seda sa saad siis aru, et kui süsteem hakkab iseenese toitmisega tegelema, mis ei aita mitte 1 euro eest sul rohkem müüa, et siis tuleb jälle mingi õppetund on see, et peab oma võitlusi valima, et kõigega ei suuda võidelda. Et see on väga nutikas valik korporatiivmaailmas, siis millised võitlused sa ette võtad, ja milliseid mitte ja kui vahel sa saad nagu mõne Telegrami peakontorist ja mõtled, et kas me tõesti peame selle asjaga nagu tegelema, siis vahel oli täitsa nutikas jätta reageerimata, vaadata ja esimene laine üle elada, sest väga tihti juhtus, et teist Telegrammi sellel teemal enam ei tulnud. Ja sina siis vahepeal tegelesid ikka sellega, mis sinu meelest nagu õige oli. Oma tiimi loomine, selline juhina, et tegelikult mis ongi see spetsialistist juhiks saamine, sellise suurim väljakutse on see, et sa tahaks ju kõik ise hästi ära teha nagu kiiresti ja nii edasi, et tegelikult sa pead tulemused läbi tiimi saavutama, et see võtab aega. Minu kogemusel sul uue juhina sul antakse sisseelamisaega umbes 6 kuud, peale seda sa ei saa öelda, et ma olen uus, ma ei tea. Et umbes 6 kuu jooksul sa pead ikkagi kõigest nagu aru saama, et aastat sulle päris jantat üks tsükkel läbi teha. Aga niimoodi oma tiimini jõudmine ikkagi võib kohati võtta kuni 3 aastat, et mis siis nii orgaaniliselt kui tõugatud teel siis sinnani nagu jõuda. Mis mina arvan, et tuli minule nagu kasuks, et oli see, et ma tegin läbi sellise pikema mentorlusprogrammi, et ma oma juhina muutusin pigem nagu selliseks mentoriks ja ma mäletan, mul Ukrainas oli üks pearaamatupidaja, kes alati 80% vestlusi alustas lausega: meil siin Ukrainas on selline probleem. Et juhina sa tead, eks, et kõik jamad maanduvad sinu laua peal ja siis vahel kuuled ka headest asjadest, aga tegelikult oma tiim nagu panna mõtlema niimoodi, et kui mul olid 1-1 kohtumised oma tiimi liikmetena, me leppisime kokku, et alustame alati positiivsest, et nad õpiksid positiivseid asju nägema. Sest need olid ka tegelikult olemas, aga inimene ei ole harjunud seda nägema, et negatiivsed asjad on ju alati niimoodi 7 korda rohkem võimendatud. Et ma arvan, et see tiimi sellisele vaimsele tervisele mõjus hästi, õpetada neid ka positiivsust nägema. Ja teisest küljest, kes on rahvusvahelistes ettevõtetes töötanud, seal on iga natukese aja tagant sind kraaditakse erinevates kohtades, et mida sa teed hästi ja mida sa võiks paremini teha ja mida sa ei peaks üldse tegema ja kogu aeg sind nagu juhina võetakse alasti ette ja määratakse ravi peale, et nüüd sa pead nagu niimoodi käituma, aga mõnes mõttes on seal ka head, et sa saad nagu sellist tagasisidet või edasisidet, et mida paremaks teha. Et võib-olla üks ka tiimi moodustamise põhimõte, mida ma õppisin näiteks seal Circle K-s, kui Ameerika omanikud tulid, mida nemad väga rõhutasid, oli see, et väldi suuri egosid oma tiimis. Tehnilisi oskusi sa on väga lihtne muuta, aga inimest on nagu keerulisem muuta, et vahel võib-olla pidid ka mõne ego välja aitama tiimist, sest ta lihtsalt lõhkus selle tiimi vaibi ja võtad noorema inimese asemele ja koolitad ta välja. Ja vahel mulle meeldis ka, et kuna finantsosakonna töö ei olnud selline, seal ei ole väga palju laua valvamist, et äkki tuleb millalgi järgmine tööülesanne, et see on päris tihe töö, et siis mulle meeldis ka oma tiimi üllatada, et käisime aeg-ajalt kohtades võib-olla ka kuhu sisse ei pääse, et oma koostööpartnerite juures, et on ta värskelt liini pealt tulnud jäätise söömine või midagi muud, et see tegi ka. Aitas minul nagu juhina edukam olla ja kui sa oled nagu paistad edukas välja, siis üldiselt mõjub see sinu sissetulekule hästi. Nii et kokkuvõttes et mina tegin nagu seda rahvusvahelistes ettevõtetes, sest nende omapära on see, et nad võtavad sul 7 nahka, aga nad maksavad ka selle eest. Et ja kuna palk ikkagi sõltub sellest, kuidas sul ettevõttel läheb, kuidas sa ise arened, oma lubadusi täidad, kuidas tööturg muutub, et kui ma tunnetasin mingid korrad, et nagu vist ei väärtustata piisavalt, siis ma ikkagi väljendasin ennast, et äkki vaataks ikkagi nüüd tasu üle ja üldiselt see toimis, et võib-olla oligi midagi 2 silma vahele jäänud. Ja võib-olla ka ettevõtete valikul minul alati oli nagu oluline see,
et mul peaks midagi oma juhilt ka õppida olema. Ehk siis juhtimiskvaliteedile minul nagu alati on ootused olnud, et jah, lisaks, et väärtused on paigas, aga mul peab oma juhilt õppida olema. Jah, ma õpin ise ka, et ma teen järjest keerulisemaid ülesandeid ja uusi väljakutseid ja projekte, aga juhiga koostöö on ka oluline ja mida need eelnevad ei kata, et siis selle võtan sisekoolitusena sisse. Kuigi selle koha pealt ma olin nagu natukene huvitav alluv, et ma meelega maksin osad oma koolitused ise kinni. Et ma ei lasknud tööandjal kõiki koolitusi kinni maksta. Mis te arvate, miks ma seda tegin? Jah, see hoidis mind sõltumatuna. Ehk siis keegi ei saa mulle öelda, et me saatsime su nii kallile koolitusele, kuidas sa nüüd nagu lähed. Et kui mul ise valisin mingi koolituse välja, kuhu ma nagu minna tahtsin, siis ma olin tänulik, kui ma saan vabad päevad, et seda teha, aga ma investeerisin iseendasse. Ja investeerimine, jah, ma tõesti esimesed aktsiad ostsin juba 2006. No seda on natuke keeruline korrata, sest tänapäeval on igasuguseid finantsinstrumente tunduvalt rohkem, kui tollel ajal olid, et mul olid aktsiafondid ja järgmise asjana ühisrahastusse sisenesin 2014. Minu eesmärk oli jah kogu aeg, et see investeerimine oleks võimalikult passiivne, et seetõttu ma näiteks jah üürikortereid ei võtnud, sest ma arvasin, et sellest saab üks meelelahutus, millega mul ei ole aega tegeleda, et ma läksin pigem seda passiivset teed. Tänapäeval on neid investeerimisvõimalusi nagu tunduvalt rohkem ja esimese finantskriisi sain siis ka seal palgatöötajana kätte. Mul lihtsalt selles mõttes vedas, et kuna ma olin tollel ajal tööga nii hõivatud, mul ei olnud aega lollusi teha. Sest eks ta nagu kõhedaks võttis küll, et kõik aktsiahinnad nagu langevad, et see esimesest kriisist läbitulek, aga lihtsalt mind hoiti nagu nii palju töös, et ei olnud aega kirja panna. Kulude kontrollimise poole pealt, et ma olen nõus nagu asjadest maksma, ma ei ole nõus üle maksma, mul võib-olla selles mõttes on lihtsam, et ma ei ole nagu asjade inimene. Et majapidamisse tekib asi ikkagi siis, kui ta reaalselt ka vaja on, et mitte seda, et ostad asjad, võib-olla kunagi läheb vaja, et seda kunagi ei tule. Et seetõttu majapidamises on suht vähe asju ja suuri või sagedasi emotsioonioste ei ole teinud. Et see osa oli minul lihtne. Tervise eest hoolitsemine, ma ei teagi, jah, võib-olla kuni 40. eluaastani, et võib-olla see nii paigas ei olnudki, et see oli pigem niimoodi kaudne, et alates 2016. aastast on mul siin käe peal üks hea politseinik ja ma olen 99% päevadest 10 000 sammu päevas ära teinud ja mingi osa sellest siis kiiremas tempos ja hetkel käin nagu 4 korda nädalas trennis, et mida ma võib-olla aru sain või mis oli minu jaoks oluline, see, et ma õppisin stressi ära tundma. Et kuna erinevatel inimestel see stressi äratundmine käib erinevalt, siis mina sain aru, et minul läheb stressiks siis, kui ma hakkan liiga tihti külmkapi ust avama. Kellel on sama asi? Ja teine on see, et kui minuga hakkavad mingid mikrotraumad juhtuma, et ma ei tea, näpp jääb kuskile vahele või lõikad sõrme või võtmed kukuvad maha, siis ma saan aru, et nüüd ma pean aja maha võtma ja hoolitsema oma unekvaliteedi eest. Et mul ei ole, ma ei tea, õnneks või kahjuks teile rääkida läbipõlemise lugu. Et mul on nagu alati selles mõttes, ma olen õigel ajal jälile saanud, õppides ennast ja oma keha tundma ja see minu puhul on nagu võimalik. Ja ka ettevõtluses loomulikult ei ole neid päevi, et iga hommik sa tahad niimoodi sinna särava näoga kohale ilmuda, et kuigi meeskond sind väga jälgib, et nad vahel ikka tuli küsima, et kuule, et kas on ikka kõik hästi või midagi, aga nagu siin enne öeldi, et siis hakkab distsipliin ja teed nagu asjad ära, et seal mentorluses ka kunagi öeldi, et jälgi oma tiimi, et profid tunned oma tiimis selle järgi ära, et nad alustavad hommikut kõige olulisema asjaga. Asjaarmastajad tunned ära selle järgi, et nad alustavad kõige meeldivama asjaga. Et see oli nagu selline päris hea selline, kuidas siis nagu tiim ära kraadida ja neid edasi mentordada. Ja et jah, ma võib-olla soovitan teil ka siis käia või endaga tuttavaks saada, et mis teil need stressi tundemärgid on ja õigel ajal tegeleda sellega.
nii et jah, kokkuvõttes see minu teekond on olnud selline, jah, vanasti vist öeldi work hard, play hard. Minu üks eks-ulemusi ütles ka, et no ükskõik siis oli see work hard või play hard situatsioonis, et pole vahet, mis kell sa lõpetad, peaasi, et sa õigel ajal alustad. Nii et ma siis paneksin selle, et work intelligent ja play hard oleks minu sõnum teile. Aitäh, Paavo. Me võtame saalist 2 küsimust ka, aga siin on mõned küsimused lihtsalt nii populaarsed, et ma pean 3 kiiret küsimust ära küsima ja hiljem ehk saame veel juurde küsida või kas või pausi ajal. Aga esimene, kõige populaarsem küsimus, kuidas on karjääriredelil ronimise kõrval toiminud peresuhted? Ütleme niimoodi, et ma võib-olla ei ole selline, ma püüan oma, ma ei tea, kuidas lühidalt öelda, ma püüan oma elu hästi selline draamavaba hoida ja ma ei ole olnud sellises klassikalises peresuhtes, et ma ei ole tajunud, et abielu oleks nagu minu formaat, et me kasvatame last koos, aga elame eraldi. Milline on sinu kõige jätkusuutlikum tööharjumus, et olla efektiivne kogu tööpäeva jooksul? Selguse loomine, et mis on need prioriteedid, et panna prioriteedid paika, selgus majja, sest vahel on lihtsalt see, et neid asju tundub igal pool nii palju nagu olevat, aga siis, kui sa nad ära struktureerid ja ära prioritiseerid, siis toimib. On sul mõni hea raamatusoovitus kohe? Võib-olla isegi raamatusoovitutest, mis minu jaoks oli natuke sellest teemast välja, et me praegu need efektiivse, ma ei tea, mis see oli see kooli, efektiivse inimese 7 harjumust, aga mulle endale üks Blair Singeri raamat Väikese hääle taltsutamine oli võib-olla minu jaoks isegi rohkem nagu vajalikum, et see väike hääl, mis siin vahepeal nagu hullu paneb, et kuidas temaga nagu hakkama saada ja siis, kui emotsioonid lähevad alla, siis intelligentsus läheb üles ja siis tegelikult hakkavad asjad nagu lahenema. Ja praktiline küsimus, et me kohe kõik, kes käe tõstsime palgatöötajad, et esmaspäeval festivali pileti raha 10-kordselt tagasi teenida, siis palgatõusudest, mis on sinu kogemusel parimad võimalused? Läbirääkimine, töökohavahetus, hoopis midagi kolmandat? No töökohta üldiselt, kui ei ole just mingi väga ebameeldiv ülevus või väärtuste konflikt, et töökohta on ikkagi mõistlik vahetada, kui mul oli endal kriteerium, et seal peab vähemalt 20% nagu sissetuleku suurenemine olema, kui ei ole jah, mingisugust muud põhjust. Aga palgaturuga ennast kursis hoida ja näidata ikkagi, et sa oled midagi korda saatnud, sa oled ootusi ületanud. Et siis üldiselt tullakse selle vastu, sest miks peaks keegi heast inimesest, ma ei tea, mõnesaja või 1000 euro pärast nagu tahtma nagu ilma jääda ettevõttes, et ikkagi tippjuhid on selleks piisavalt nutikad. Nii et näidata, et sa oled loonud väärtust, olla palgaturuga kursis ja siis teha mõlemale võitev diil. Mikrofon on nüüd jõudnud, peaks olema 2 kohta, kelle mikrofon on, siis küsige. Aitäh, Paavo, väga sisuka ettekande eest ja rääkisite, et ei ole väga palju lollustega tegelenud, et olete piisavalt palju tööga hõivatud olnud, aga kindlasti on mingeid eksimusi, mis teie teekonnal on olnud ja minu küsimus olekski, et millised on teie suurimad õppetunnid, mis aitasid teid noorena edasi? Aitäh! Võib-olla siis, kui ametiredelist rääkida, et üks mul meelde tuleb, et kui siin on ka öeldud, et väga paljud probleemid, või ütleme, ettevõtluses ei ole probleem, ettevõtluses on väljakutsed, et on kommunikatsiooniga seotud, et meil ühes ettevõttes ükskord oli niimoodi, et meil oli lisatasude või boonuste arvutamisel üks valemi viga, et inimesed said rohkem, kui oli kui nad pidid saama ja need olid üle kantud selleks ajaks, kui see avastati ja see tippjuhtkonna otsus oli see, et see tuleb ikkagi nagu jonksu ajada ja siis kuna palgaarvestus oli ka tollel ajal minu tiimis, siis ma võtsin nagu vastutuse, aga ma tegin selle vea, et ma hakkasin igale inimesele isiklikult helistama, ma mõtlesin, et ma räägin numbrite keeles läbi, et mis juhtus ja lepime kokku, kuidas me selle ära lahendame.
aga miks ma vea tegin, oli see, et kuna ma rääkisin igaühega individuaalselt, siis inimesed arvasid, et mingit infot on kuskil veel ja nad hakkasid veel teineteisele helistama ja siis hakkas see telefonimäng, et ma oleks pidanud kõigepealt tegema kommunikatsiooni kõigile, et oli selline juhtum ja me hakkame seda lahendama ja me võtame igaühega individuaalselt ühendust tema numbrite osas. Et sisekommunikatsioonis on see oluline, et kõik oleksid ühel pildil, siis nii kui infot jääb puudu, siis inimestel on kalduvus ikkagi mingi infoga täita ja siis sa pead hakkama valeinfoga sageli võitlema ja läheb niimoodi palju aega kaduma. Et see võib-olla kommunikatsiooni, sisekommunikatsiooni ja väliskommunikatsiooni teemad. Ja siit siis meie viimane küsimus. Ja aitäh väga põneva ettekande eest ja minu küsimus on siis selline, et teades olles olnud teie tudeng ja teinud ka fundamentaalanalüüsi teie loengutes, et mis oli teie viimane fundamentaalanalüüs, millise ettevõtte kohta ja miks? Millise ettevõtte kohta, ma pakun, millise kohta siin Äripäev viimati küsisin. Merko võib-olla võis olla. Ma tegelikult tegin päris Janaga tegime siin juuni alguses saata, kus ma kõik Tallinna börsi ettevõtted läbi käisin ja selle koondtulemuse teieni tõin ja sama natuke teise nurga alt me tegime ka off the record juttudes. Ja tegelikult Balti börsi põhinimekirja ettevõtted on see vastus. Paavo Siimann. Aitäh.